kuidas teie suhtute sellesse, et nüüd Coop hakkab alates uuest aastast pangateenused osutama nii väikses kohas kui Linnamäe ju pangaautomaat ei ole. Kuidas teile see meeldib? Ma ei tea täpselt, ma ei oska ütelda seda. Aga läheb vaja sularaha välja võtta või ei? Vahest läheb ikka, jaa. Näiteks mille jaoks vahest? No vahest on ikka tarvis mul. No tahad midagi osta või midagi... Naabrime käest. Jaa. Millal viimati pangaautomaadi juures käisite? Ja kus? Ma ei tea, eelmine nädal Swedbanka Haapsalus. Et siit Haapsalu minna on ikka päris pikk maa? No 30 kilomeetrit. Et kui siit, kui Linnamäelt kätte raha saaks, oleks lihtsam? Oleks küll, jah. Lembit Neiman. On see hea mõte? Super. Aga kui tihti teil on seda pangateenust vaja üldse? Kui tihti? Oleneb vajadusest, ma ei oska öelda. Kord nädalas ikka. Terje. Kui mitu A ja O kauplust Haapsalu tarbijate ühistul on või üleüldse Coopiga seotud kauplust? Kokku on 9 ja 7 on A ja O. Uuringut tehtud ei ole, aga põhimõtted on kokku lepitud, mida me peame tegema, kuidas, et meie kliendid oleksid rahul ja pangateenus oleks siis kaetud. Räägime ligemalt, millised teenused just? No põhimõtteliselt pank hakkab tegema kõik tavapäraseid pangateenuseid, annab ka laenu ja uudisena on kindlasti see, et strateegia, mis nüüd tuleb, on selline, et kaubandus teeb koos pangandusega koostööd, mis on esmakordne ja sealt on nagu suur niisugune võit. Ja Eesti Pank, nagu Eesti Kapitalil, et kindlasti ka see on see, mida on Eesti rahvas ammu oodanud. Millised teenused täna pakutakse juba? Tähendab, täna on säästukaart plussiga võimalik raha välja võtta ja kuskil kuus 20–30 000 ka võetakse. Mida veel? Pank on, postkontor on, mida veel? Ei tea, eks elu näitab, aga praegu on jah, lähmegi samm-sammult edasi ja kauplus on, pank on 2 kõige tähtsamad ja nii ongi. Kui palju lisatööd see müüjatele ja kaupluste personalile juurde tekitab? Tähendab, meie põhitöö on ikkagi kaubandus ja kauba müümine, nii et me ei soovi teha nagu rohkemat, et see peab olema minimaalne. Aga klient peab olema rahul muidugi. Nüüd kujutame ette seda pilti, kui on hommikune tipptund, tulevad inimesed siia kauplusesse ja samas on jällegi 3-4 soovijad, kes tahavad oma pangakaarti avada. Mis toimuma hakkab? Kas selleks on ette nähtud ka lisatööjõudu või peab saama üks kassateenindaja kõigega hakkama? Tähendab, tegelikult on nii, et kindlasti tipptunni aeg me neid teenuseid ei tee. Ja see peab olema kellaajaliselt piiratud ja näidatud, et millal siis saab teha ja millal on see võimalik. Ja neid toimingud on imelihtsad, et seal ei tehta mingit niisugused erilisi ülemõistuse asju. Coopi nõukogu liige. Raimond Luunev, Haapsalu tarbijate ühistu esimees. Olete meelde jätnud, kui suured summad välja võetakse, kui suurte summadega üldse tegemist on? 5, 50, 100. Pangateenused ehk maakeeles lihtne pangakontor koos poega. Kuidas te sellesse uudisesse suhtute? No maainimestele oleks ta kindlasti teretulnud nähtus, jah. Ega see teile, nagu öeldakse, närvidele käi, kui see kuhjub ühel ajale nii kaubaostjate hulk kui ka teenuse tahtjate hulk? Vaevalt, et see närvidele saaks käia. Eks ta lisakohustus ole meile. Karin Olema, müüja kassapidaja.
kui tihti teil oleks vaja pangateenust, et tulete poodi ja saate siin ka raha välja võtta? Oi, mul on nii väike see pangaarve, et ma ei ole sihukest asja peal mõelnudki. Aga siin kohapeal, kui kaupluses saate sama kaardiga tulete, võtate kassast välja, on see hea võimalus? On ikka kindlasti, seepärast, et see turul kuskil lähed, on ikka sularaha vaja ju. Kui palju teil läheks ühes kuus näiteks sularaha vaja naabritega arveldades või niisama, et oleks kindel tunne? No ma arvan 100 küll. Tiiu. Kui suuri summasid välja võetakse, teil on ilmselt olemas mingi statistika ja väikene kogemus juba? Kõige väiksem summa on mingi 50 senti, aga 1–3 eurot on täiesti tavaline. Inimene läheb bussi peale ja tal ei ole raha, tuleb siia, võtab raha ja läheb.